number 16 Henri Järvelaid ja number 23 Patrik Enro Veelmaa. Aga neljas kohtunik selle olukorra päästab ära, Musuliitin siit paneb kohe peale ja siit Kaska, aga siis jääks ka tiitli otsustame viimase voorule ehk siis läbi aegade. Usun küll üks kaalukamaid viimaseid voorusi oleks meie jaoks siin. Tanimovo läheb siit läbi ja saab selle kätte ja Tartu Tammeka läheb seda kohtumist juhtima. Ja ei tea, kas nüüd sõnusin ise selle jutuga ära selle, aga see annab potentsiaali, et viimane Premium-liiga voor oleks väga põnev. Ja Tanimovo sisuliselt üksinda sealt ääre pealt minema hakkas ja sinna ta ka jõudis. Ja tundub, et Varril ka seal eriti midagi kontrollida ei ole. Vaatame siit ääre pealt ka. Oskus, mis selle nüüd tekitas, seal on nüüd päris palju ruumi ja vaatame, mis lahendus nüüd on ja saab sealt jala vahele Aland. Ja nüüd on üks mees vähem seal taga, nüüd on sealt ruumi ka ja väga hea sööt tuleb, aga Berk on jälle vastas seal ja oi kui lähedal on Berk, et sihukest tuleb ääre peale uuesti. Matšenko pall kasti sihti ja läheb see üle. Mis Kalju siit välja mõtleb, Musuliitin tuleb kasti ja seal on Aland tulla. Järvelaid nüüd palliga otsib siia ääre peale Tanimovo, tal kiirust on, ühe korra siit samast positsioonist sisuliselt ära lõi ka. Tuleb pall kasti, Koskor ja läheb napilt mööda. Kaljule kõige mugavam vastane olnud, Tanimovo läheb siin sisuliselt jälle täiesti üksinda, Koskor nüüd vajutab otse peale, nurgalöögiks vajutab selle. Kaljul nüüd on siit vaja seda väravat küll, tuleb madal pall, Patrik Kejevs, aga läheb see ülesse. Ivanov paneb kaugelt ja löögi jalga on Tanimovo. Ja tuleb kastijoone peale Ugeri, aga see üritab vasakus ääres. Romi siht on sinna liikunud, tuleb kasti ka, sealt on Natanda jälle vastas. Paneb Musuliitin ja mis väravaid Musuliitin sellel hooajal lööb. Uskumatu löögiga mees. Ja 1-1 ja nii lihtne see jalgpall on. See on lausa kuul, mis sealt jalast praegult läbi läks. Ja täiesti nurka ja vähemalt, no kui minu silmad praegult ei petnud, siis see oli päris kaugelt ka. No nii, vaatame nüüd siit uuesti. Romi siht, tuleb pall kasti ja Tanda ja sealt on nüüd Tammeka mehed vastas. Musuliitin uuesti ja ei lähe palju mööda. On Tammeka päris ohtlik. Veelmaa tuleb madal pall, Koskor, Tanimovo pöörab sealt, kas tuleb, ei tule! Ja Berk on seal vastas ja Berk hoiab mängu elus. Kombeks olnud on, palli taga on, tuleb kasti ja sealt saab löögile ka Männilaan. Kasti panna, Tammetuu tuleb sealt vastu ka, aga see tuleb ikka kasti ja Männilaan ja Kalju saab kätte! Ja Kalju saab kätte oma teise, Nõmme Kalju 2-1 ja Mattias Männilaan vajutab selle nüüd ära. Ja 8 minutiga muutus Nõmme Kalju õnnetusest ikkagi õnnelik 83. minut, aga mäng veel läbi ei ole. Tartu on näidanud, et suudavad torkida küll. Hetkeseisuga kindlustaks Kalju selle väravaga 3. koha. Nii, Liit paneb pikaudi sealt on mitu Tammeka mees, saab Tanda seda kätte, tuleb Tanimovot löök ka, Tanda paneb ise peale. Ja Leito oma mängijad üles, aga ei. Sellega see kohtumine lõpeb, Nõmme Kalju saab raskelt ja oi kui raskelt saab selle 2-1 võidu kätte ja see tähendab seda, et A. Le Coq Premium-liiga 3. koht on nüüd selgunud ja eurokoht on selge.
Roomi Siht täna tuli raskelt, aga võit tuli ära. Mis see lõpp oli? See lõpp on väga keeruliseks osutunud, et viimased mängud tegelikult oleme olnud ka nagu tabelis alumiste satside vastu natuke raskustes, et kuidagi rabe on see mängustiil olnud, et võib-olla hooaja lõpu viimane pingutus ja selle pealt see tuli, et tahtsime kõik saada seda euro kohta ja selle jaoks me nii-öelda mängime. Kas võib olla sellest, et 7 mängu järjest vahepeal võitsite ja vastased mängivad ka natuke madalamate vastu, et on päris keeruline? Kindlasti need lasevad meil palliga mängida, teavad, et me oleme üleminekutel ohtlikud, et nad üritavadki hoida siis nii-öelda madalat plokki meie vastu, et meil oleks võimalikult keeruline neid lahti murda, et esimene poolaeg tegelikult meil polnud väga palju 100% võimalusi, et võib-olla saame ühe nimetada, aga muidu võimaluste vaene oli see, et nende üleminekud olid palju ohtlikumad kui meie mängustiil nii-öelda. Eurokohtu on nüüd kindel, enda jaoks võitsite vähemalt viimase vooru põnevuse ära, et kui suur kivi nüüd südamelt langes? Kindlasti, et väga suure, et tahtsime Euroopas mängida, nii-öelda see aasta mängisime seal väga hästi, et saime eurokogemust, järgmine aasta tahame veel paremini mängida ja näidata paremaid esitusi, et see oli kõigile meile motivaatoriks, et võib-olla tegimegi selle mängu endale jaoks võib-olla sellepärast keeruliseks, et mängisime nii-öelda euro koha peale, et võib-olla mingi rabedus tuli sisse, et oleks võib-olla olnud tavaline mäng, siis oleks palju kergemalt tulnud. Kui suurt survet tekitas see, et nüüd siin neljapäeval langesite karikast, see tähendas seda, et kui ei peaksid kolmandat kohta tulema, siis no nüüd on kindel, et tuleb, aga kui ei oleks pidanud tulema, et kas see tekitas ka kuidagi pinget, et enam ei sõltuks enam teist midagi? Ütleme nii, et tegelikult see on väga suur pinge, et karikasarjas kaotasime, vastane oli sel päeval parem, aga see meie jaoks oli üks kaotus, et muidu Premium liigas on ju meil päris korralik võiduseeria käsil, et üritasime seda sama tooni jätkata, et vahepeal tuleb see üks mõõnaperiood, tuleb see üle elada ja järgmine mäng näidata veel paremat taset, et mäng oli ju neljapäeval, et see vahe on väga suur, et siis saimegi näidata nüüd, et milleks me tegelikult võimelised oleme. Olgu, aga aitäh ja palju õnne! Aitäh! Nii, Tammeka poole pealt Tristan Koskor. Täna tuli raske kaotus, palju puudu ei jäänud, et oleksite ise võinud siin võiduga ära minna? Jaa, hästi öeldud, et ma arvan ka, et me nagu väärisime punkti, et meil oli omad võimalused, variandid, et ma arvan selline publikule ka hea action ja mõlemal võistkonnal oli palju kaalul ka, et oli see tulevärki palju. Et ma ütleks isegi, et hooaja üks parimaid mänge teie poolt tugeva Kalju vastu, et mis see täna see teistmoodi tegemine oli, et täna ikkagi Kaljul oli ikka päris raske teie vastu? Ma arvan, et meil on selles mõttes, et selg vastu seina ja meil ei ole nagu midagi kaotada, et ma arvan, poisid tulid julgelt peale ja kahjuks oli see, et seda resultaati ei tundnud, sellest on nagu eriti kahju, et poisid pingutasid, aga jälle midagi ei jäänud näppude vahele. Praegult on 1 punkt Kuressaarega vahelt, see tähendab seda, et teist enam, kui võidate ära, siis tegelikult teist enam ei sõltu midagi, et kui suurt pinget see tekitab hooaja lõpus? Ei, ega ma arvan, et see selles mõttes meile seda pinget tekitab pigem just, ma arvan, Kuressaarel on seal nagu tuliahjus, et me lähme selles mõttes Narva vastu ikkagi täiega mängima, olenemata siis sellest resultaadist, mis seal live tabelis toimub, et ma arvan, et meil selles mõttes on kordades lihtsam, et ma arvan, et Kuressaarel on pinged päris suured. Olgu, aga edu!